Tervitused taas Parkinsoni TV-st. Mina Liis ja kolleeg Vanda oleme seekord pannud uue võimlemiskava teile kokku. Ikka selleks, et teie igapäevast elu läbi võimlemise parandada. Seekord keskendume rohkem rühile ja sirutusharjutustele. Kava koosneb 11 harjutusest. Ideaalis võiksite neid harjutusi teha peegli ees, et te saaksite jälgida enda keha hoiakut. Nii et lähme võimlema. Esimene harjutus. Seljasirutus toolil. Istu toolil. Kalluta end üle seljatoe, viies käed külgedele laiali, pöörates peopesad lae suunas. Edasi too käed ette, lastes pea ette rippu, painutades end ette. Harjuta 5 korda. Teine harjutus. Käte libistamine seinal vahelduvalt. Istu toolil, seina lähedal, näoga seina suunas. Aseta käed seinale, kalluta ette, libistades käsi vaheldumisi mööda seina üles alla. Korda mõlema käega 5 korda. Kolmas harjutus. Käte libistamine seinal koos. Istu samamoodi nagu enne. Seina lähedal, näoga seina suunas. Aseta käed seinale, kalluta end ette, libistades mõlemad käed korraga mööda seina üles ja tagasi alla. Korda samuti 5 korda. Neljas harjutus. Õlavöö sirutus kerepöördega. Istu toolil, näoga seina suunas. Aseta käed õlgade kõrgusele enda ette seinale. Vii üks käsi selja taha, pööra peopesa lae suunas. Teine käsi jääb seinale paigale. Harjuta mõlema käega 5 korda. Viies harjutus. Külgvenitus seina najal. Istu küljega seinast umbes 35 cm kaugusel. Libista kätt mööda seina üles, surudes samal ajal kätt ja keha seina poole. Tee harjutust mõlema käega 5 korda. Võid seda harjutust proovida ka seistes. 6. harjutus. Kätekõverdused vastu seina. Seisa näoga seina suunas. Tee kätekõverdusi vastu seina, aga proovi sirutada käed lõppfaasis võimalikult sirgeks. 7. harjutus. Liblika lend. Seisa või istu selg vastu seina. Proovi mõlema käega korraga imiteerida liblika lendu. Püüa hoida käed seinaga kontaktis. Tee harjutust 10 korda. 8. harjutus. Sirutus üle pea. Seisa selg vastu seina. Vii mõlemad käed sirgelt eest üle pea. Samal ajal hoia kindlasti puusad seina vastas. Püüa sõrmedega seina puudutada. Soorita harjutust 10 korda. 9. harjutus. Jalatõsted toolile. Aseta tool vastu seina. Seisa tooli ees, käed puusal. Too korda mööda jalg toolile. Korda mõlema jalaga 5 korda.
Kergem variant sellest harjutusest on, kui toetad käed seinale. Kümnes harjutus. Väljaasted kummilindiga. Pane kummilint jalgade ümber, seisa näoga seina poole, toeta kätega õlgade laiuselt seinale. Tee väljaasteid külgedele. 5 korda paremale, siis 5 korda vasakule ja lõpuks mõlema jalaga 5 korda taha. Üheteistkümnes harjutus, viimane harjutus, rinnalihaste venitus. Seisa näoga nurga poole, toeta käed mõlemale seinale, umbes 90 kraadi kõrgusele, täis nurka. Astu nüüd ühe jalaga ette liikudes rinnaga nurga suunas ja tunneta venitust mõlemas rinnalihases. Hoia venitust 20 sekundit ja tee seda umbes 3 kordust. Aga kui te tunnete, et harjutuste sooritamine või üldine liikumine on aja jooksul kuidagi kehvemaks muutunud, kuigi te väga tublisti igapäevaselt võimlete, eks ole, siis tegelikult tuleb võtta ühendust ikkagi oma raviarstiga, kes omakorda saab teid saata edasi füsioterapeudi juurde ja füsioterapeut juba kohandab selle harjutuskava teie jaoks paremaks. Aga seniks liigesed liikuma ja edu võimlemisel!